Nii, oled sa valmis? Siis tuleb kinnitada turvavöötana. Just täna on üks väga hea teema. Mitte, et teised ei oleks olnud, me jätkame meelte uuendamisega, aga me räägime sellisest olulisest teemast nagu meelevald ja meelevalla rakendamine. Kui me kuuleme Jumala sõna, siis on meie ülesanne midagi teha. Mitte ainult ülesanne, vaid ka vajadus segada kuuldud Jumala sõna millegagi ja mis see on? See on oma usuga. Iga kord, kui me kuuleme Jumala sõna, siis meil on vaja rakendada oma usku. Et olla avatud südamega ja vastu võtta seda, mis sõna ütleb. Et sellest võiks kasu olla. See on selle pärast. Meil on nii-öelda kuldtekst 2. Timoteuse 1.7, mis ütleb. 2. Timoteuse 1, 1. peatükk 7. salm ütleb. Sest Jumal ei ole meile andunud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ma loen selle laiendatud tõlkes. Sest Jumal ei andnud meile pelglikkuse, arguse, arameelsuse, lömitamise ja närtsiva hirmu vaimu, vaid ta on meile andnud väe ja armastuse ning rahuliku ja tasakaaluka meele, distsipliini ja enesekontrolli vaimu. Mõistlik meel kuulub meile, aga et omada püsivalt mõistlikku meelt, on meil vaja õppida kasutama enda meelevalda, nende vastuseisud üle, mis tulevad. Sest vastasel korral rõhumine ja vastuseis viib meid eemale sellest rahuseisundist, mis meile kuulub. Meelevalla teemas läheme täiesti ajas tagasi. 2. Korintuse 4.4 ütleb sellist asja, et kelle uskmatud meeled selle maailma Jumal on teinud sõgedaks. Selle maailma Jumal, väikese tähega. Selle maailma Jumal, kes on selle maailma Jumal. Kurat on selle maailma Jumal. Kuidas sai kurat selle maailma Jumalaks? Siis kui Jumal lõi maailma, ta lõi inimese, siis ta andis inimesele selle positsiooni. Ta andis nagu meelevalla siin maailmas Aadamale. See tähendab, kellel iganes on ülemvõim, see ka vastutab. Kelle käes on ülemvõim, see vastutab. Aadam oli selle maailma nii-öelda Jumal. Tema käes oli võim. Ja tema ka vastutas. Kui Aadam tegi pattu, siis mitte üksnes ei saanud kahjustada inimese ja Jumala vaheline suhe ja osadus. See ka, aga mitte ainult. Patt tuli maailma. See, mis oli kuradi loomus, tuli üle inimesele ja sai osaks inimese loomusest. Inimeses ei olnud enam Jumala loomust, mis seal varem oli, vaid kuradi loomus. Ja inimene kaotas sellega midagi olulist. Ta kaotas oma meelevalla. Ta kaotas selle meelevalla positsiooni, mille Jumal talle oli andnud. Sest kui inimene kuuletus kuradile, siis ta andis meelevalla talle üle. See, kellele kuuletutakse, see kontrollib, juhib ja vastutab. See, kellele kuuletutakse, Piibel ütleb, ärge täitke lihahimusid, käige vaimus, sest see, kellele kuuletutakse, see vastutab, juhib ja kontrollib. Kui me tahame, et Jumal meie elus oleks see, kes vastutab, juhib ja kontrollib, me peame teda kuulama, talle kuuletuma. Aga Aadam siis kuuletus kuradile. Seetõttu oleks meelevald talle üle ja kurat hakkas vastutama, kontrollima siin maailmas. Aga Jeesus võitis saatana ristisurmaga. Siis sai inimene tegelikult algse positsiooni tagasi. Ta sai tagasi meelevalla, aga mitte ainult. Ta sai tagasi veel ühe olulise asja, mis on sõnaõigus. Jumal sai tagasi inimese ja inimene sai tagasi meelevalla, mille Jumal talle andis ja sõnaõiguse, mille Jumal talle andis.
Seega iga päev on meil vaja kõndida meelevallas ja usus. Ehk me vabastame oma usu ja rakendame ja kasutame oma meelevalda. Kuidas? See on see sõnade vägi, nii nagu me eelmine kord vaatasime, et see, mis me maa peal seome, saab taevas seotud, ehk see, mida ma oma elus ei taha, mille jätkumist ma oma elus ei taha, ma seon sõnadega. Ma keelan selle ilmnemist, ma keelan selle jätkumist, aga seda, mida ma tahan oma ellu kutsuda, jällegi sõnadega ma kutsun selle, ma vabastan ja lasen lahti. Neid asju, mida mu elus vaja on, need ma kutsun sõnadega esile. Kolossa 2. peatükk ja 15. salm. Kolossa 2.15. Ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses. Sama kirjakoht Kolossa 2.15 laiendatud tõlkes ütleb, kui ta oli valitsejad ja võimud, need meie vastu tegutsevad kurjuse üleloomulikud jõud relvituks teinud, tegi ta neist avaliku näite, näidates neid oma võidukäigus vangidena, olles nende üle võidu saavutanud risti läbi. Nii et Jeesus võidutses kuradi väe üle nagu täielikult. Ta tegi täielikult relvituks. Kurat oma vägedega on relvituks tehtud. Ta on tehtud avaliku pilke aluseks. Jeesus näitas neid vangidena. Nad on vangi võetud, relvituks tehtud. Neil ei ole võimu meie üle. Efesose 1.20-23. Efesose 1. peatükk 20 salm kuni 23 salm ütleb, millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas kõrgele. Ma rõhutan teatud sõnu, kõrgele, üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Mitte üksnes saatana üle ei saadud meelevalt tagasi, vaid igasuguse kurja väe, igasuguse kurja vaimu, igasuguse teemoni ja võimu üle saadi meelevalt tagasi, igasuguse. Ja Jeesus pandi istuma kõrgele. Ta pandi istuma kõrgele, üle igasuguse kuradi väe, võimu ja meelevalla. Siin ei olnud konkurentsi, siin ei olnud võistlust, et sellist nibin-nabin võitmist, siin ei olnud seda. Ta tegi pika puuga ära, ta pandi kõrgele istuma, kõrgele. Ja see kõik meelevald, see kõik vägi pandi kuhu? See pandi Jeesuse jalge alla. Kus jalad asuvad? Keha küljes asuvad, nad ei asu pea küljes, nad asuvad keha küljes. Kristus on pea, kogudus on ihu. Seega tegelikult me võime öelda, et kui ta pandi jalge alla, siis ta pandi ju koguduse alla. Kogu see kuradi vägi on pandud Kristuse jalgade alla. Meil on sama meelevald, mis peal on. Jeesus on asetatud kõrgele üle iga asja. Ja tema läbi, Kristuse läbi, selle töö läbi, mida Kristus tegi, on asetatud meid istuma täpselt samamoodi kõrgele üle iga asja. Me oleme Kristuse ihu. Ja kogu see kuradi vägi, mis on võidetud ja relvituks tehtud, on pandud koguduse jalgade alla.
see on vaja meie enda sisse saada, see teadmine, et see ei ole lihtsalt, mis positsioon meil on, mis positsioon meil Kristuses on. See ei saa jääda ainult meie pähe, vaid see on vaja saada meie südamesse see teadmine, kes ma olen Kristuses, mis positsioonil ma olen, et ma olen kõrgel üle igasuguse väe, igasuguse vastuseisu ja meelevalla. Sest kui vastuseis tuleb, siis ma saan talle ütelda, sul ei ole voli tulla minu ellu, sul ei ole voli mind maha paisata, ümber lükata, sul ei ole voli, sest mind on asetatud kõrgele. Seda tuleb meeles hoida, oma positsiooni tuleb meeles hoida Kristuses, et meid on asetatud kõrgele, sest iga kohtumine vaenlasega, seda tuleb meeles hoida. Sest kui me kohtume vaenlasega, siis me ei suhtu temasse kui võrdväärsesse. Me ei lase heidutada ennast, vaid me vaatame teda kui täielikult hävitatud vaenlast, kui relvituks tehtud vaenlast, kui lüüa saanud vaenlast, sest meid on pandud kõrgele ja tema on kaugel all. Ta ei ole võrdväärne meiega, sest Jeesus ei teinud nibin-nabin tööd meie jaoks. Jeesusel oli endal positsioon nagunii, tema ei vajanud seda, tema oli nagunii kõrgel juba. Ta tegi seda meie jaoks, et meie võiks olla samal positsioonil temaga. Ja kui see saab reaalselt meie sisse, meie südamesse, siis vastuseis, kui tuleb, siis me ei suhtu, et meil on vaja saada kuradi käest tagasi oma võit. Ta ei saa hoida meie võitu ju. Või tervist või jõukust. Meid on pandud kõrgele, ta on relvituks tehtud. See peab meie sisse saama. Vastasel korral me laseme röövida, me lubame ta ise sisse. Ja vastasel korral me reaalselt tammume lihtsalt ühes kohas ainult. Ja me ei kasuta oma meelevalda, sest me ei tea, mis meile tegelikult kuulub. Seetõttu, et Jeesus tegelikult maksis nii suure hinna meie jaoks, meie pärast. Efesuse 2. peatükk, 4-6 salm. Efesuse 2, 4-6. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Ta on meid armastanud ja teinud Kristusega koos elavaks. Kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud, kuhu? Ta on asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Meid on pandud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Me jagame Jeesusega sama iste kohta. Sama meelevald, mis on temal, on meil. See sama meelevald, sama positsioon, mis temal on ka meil. Inimene sai oma meelevalla tagasi seetõttu, mida Jeesus tegi. Selles meelevallas on vägi sõnadel. Kas siis lahti lasta, mida me vajame, või siis vastu seista sellele, mida me tahame lõpetada enda elus. Meil on see meelevald antud. Sõnadega me seisame vastu või kutsume asju ellu. Me oleme kaugelt kõrgemal kui kuradi vägi või meelevald. Meid on pandud kõrgele istuma, ma rõhutan seda meelega, et meid on pandud kõrgele istuma. Ja kurat on väga kaugel meie all. Seega, siit on üks järeldus. Meie elud peaksid näitama seda, et me oleme kõrgel üle iga vastuseisu, üle iga katsumuse, üle kuradi väe, mida iganes ta plaanib. Meid on pandud taevasesse olukorda kõrgele ja me elud peaksid näitama seda, kajastama seda, et me oleme kaugelt üle sellest väest. Kas see ei ole nii? See ei ole ju see olukord, kus me vaevu toime tuleme raskustega või vastuseisuga, küll on raske.
see kipub nii olema, sest me ei tea oma positsiooni tihti. See ei ole meie sisse saanud, meil ei ole tõenäoliselt ilmutust sellest olnud, sest me ei peaks tulema vaevu toime nende raskustega või vastuseisudega või katsumustega. Sest kui me tegelikult saame aru sellest, kuhu meid on pandud, siis me ei fokuseeri mitte vaenlasele, vaid Kristusele, kes on selle töö teinud, kes on meile selle positsiooni andnud ja sellisel juhul ei avalda see vastuseis meile muljet. Vastuseis võib mõnikord tulla väga raske, ma ei eita seda, aga Kristuse vägi on ju võimsam kui mis iganes. Siin on hea näide Smith Wigglesworthist, kes oli nii sõna kui vaimu mees, tõeline eeskuju. See on see lugu, kus ta ühel öösel üles ärkas. Ta tajus midagi ja ta keeras ennast teisele küljele ja siis ta reaalselt nägi, mitte ta ei kogenud ainult, vaid ta nägi kuradit istumas oma voodi peal. Nagu manifesteerunud kujul füüsiliselt. Ja see, kuidas tema reageeris sellele ja mida ta ütles, on näide, kuidas tuleb seista või reageerida vastuseisule. Ta ütles niimoodi, sa oled kõigest sina ja keeras ennast magama tagasi. Kas see ei ole mitte usk? See on päris suur usk, sest mees teadis, ta oli veendunud ja täiesti kindel oma meelevallas. Mitte ainult, ta oskas ka seda kasutada. Ta oskas kasutada oma meelevalda, sest kui ta nägi kedagi, kes on nii kaugel tema all, kurat on pandud kaugele meie jalgade alla, kogudusse jalgade alla. Ja kui ta nägi kedagi, kes on nii kaugele tema jalgade alla pandud, siis ta ei kohelnud teda kui võrdset. Ta kohtles kuradit kui kedagi, kes on kaugel tema all. Sa oled kõigest sina. Ta ei reageerinud nii, nagu paljud oleks võinud reageerida hirmuga või mingi ärevusega või ta isegi ei nimetanud mingeid nimesid. Sa oled kõigest sina. See on kuradile vastuseismine. Usu läbi. Vaenlane ja see vastuseis, mida ta tol hetkel koges, ei avaldanud talle mitte mingit muljet. See ei tähenda, et ta ei tundnud midagi. Sest ta koges midagi, mis äratas teda üles. Sest kui kurat on läheduses, siis sa võid kogeda hirmu. Sest kurat on hirm. Ta on kõige hirmu äratavam olevus. Temast õhkab seda. Ta tõenäoliselt koges ka kurjust. Ta ei ärganud ju niisama. Aga see reaktsioon, ta ei lähtunud oma tunnetest, vaid see, mis on usk. See reaktsioon, ma tean oma positsiooni ja ma rakendan usu läbi oma meelevalda. Ja ütleb, sa oled kõigest sina. Sa ei vääri mu tähelepanu. Sa oled seal all. Positsioon ja meelevald on meie omad. Kurat võib tahta näidata ennast, et on mingi suur ja võimas. Ta ei ole. Me peame aru saama, et ta ei ole suur ega lai, ega suur, ega mingil määral võimas. Me peame aru sellest saama. Meil on positsioon, meil on taastatud see positsioon. Me peame nägema ennast selles positsioonis, mis Kristus meile andnud on. Me pole ohvrid, me ei ole ka vaenlase ohvrid. Me ei saa näha ennast jätkuvalt ohvritena, vaenlase ohvritena. Me ei peaks elama nagu ohver või rääkima nagu ohver või käituma nagu ohver või mõtlema nagu ohver. Sest Iisraelil oli see probleem, kui nad Egiptusest välja tulid. Nad olid seal nii kaua olnud, et see orja mõtteviis oli saanud osaks nende mõtteviisist. Nad käitusid nagu ohvrid. Nad rääkisid ja mõtlesid nagu ohvrid. Nad ei uuendanud oma meeli Jumala sõnaga, sest Jumal ütles, ma olen teile teinud paiga, üks koht on, seal voolab piima ja mett. See on teile. Nad ei saanud seda, vähemalt see esimene põlvkond ei saanud seda, sest nad ei uuendanud oma meeli vastavalt Jumala sõnale.
kas ei ole mitte kurb ja teisalt ka karm? Jumal oli pannud kõik valmis. Ta oli teinud kõik. Nende ülesanne oli ainult see, usu seda. Usu Jumala sõna. Tee, mida Jumal ütleb ja sa saad selle. Aga sama meiega. Jumal on kõik valmis pannud meile. Me peame oma usuga kohale minema. Ta on andnud meile positsiooni tagasi. Ta on andnud sõnaõiguse tagasi ja meelevalla, kuradi ja kõige väe üle. Ta on teinud kõik valmis. Kas me võtame selle vastu? See on meie teha. Sest nagu Iisrael, kui ta Egiptusest välja tuli, nad elasid nagu orjad. Nad vingusid iga asja üle. Moosesega, nad vingusid vee pärast, toidupuuduse pärast, manna pärast, kuigi neil oli manna. Neil oli kõik olemas, nad vingusid, sest see näitas, et nende meeled on uuendamata. Nad ei nõustunud Jumala sõnaga. Kas ei ole mitte nii, et nad ei saanud Jumala tõotust kätte selle pärast, et nad ei nõustunud Jumala sõnaga? Ehkki neil oli kõik valmis pandud. Neil oli kõik olemas. Nad lihtsalt otsustasid mitte nõustuda. Ja nad jäid ilma. See on meil samamoodi. Kas nõustume ja saame või me ei nõustu, see ei kuku sülle niisama. Pole oluline see, mis on minevikus olnud. Mõnikord on, võib-olla inimesed mõtlevad, mind on karmilt koheldud. Mul on halba tehtud minevikus ja nad hoiavad kinni sellest. Nende fookus on seal. Aga Jumal ei ole kunagi mitte kedagi halvasti kohelnud. Ta on ainult armastanud. Ta on ainult üles ehitanud. Järelikult tuleb võtta fookus ära sellelt, mis on olnud halb ja keerata sellele, kes meid üles ehitab, kes meid taastab, kes meid välja tõmbab igasugusest mustast august. Vale mõtlemine hoiab me tähelepanu valedel asjadel. Õige mõtlemine suunab meie tähelepanu õigetele asjadele. Me ei saa eitada, et mõned inimesed on läbi läinud rasketest aegadest või katsumustest ja eesmärk ei olegi nagu vähendada seda, et see on nii olnud. Aga see fookus ei peaks sinna jääma, vaid fookus peaks nihkuma sinna, et Kristuse vägi on suurem kui mis iganes katsumus, mis on inimeste eludes olnud. Mis on olnud või mis on praegu või mis tuleb, sest Kristuse vägi on võimsam kui mis iganes. Ta on kaugelt suurem ja võimsam, kaugelt. Me peaks laskma kogetud raskustel reaalselt sandistada oma elu, sest need raskused tulevad selleks, et me alla annaksime või et meid vigastada või kahjustada me elu. Aga meil on meelevald selle vastu. Vastuseisudele meelevalda kasutada ja fokuseerida õigele asjale. Mitte sellele, mis meid on maha kiskunud, mis on minevik olnud, vaid sellele, kes me oleme Kristuses, mida me omame Kristuses, mida me suudame Kristuses, mis positsioon meil on tagasi antud Kristuses. Me peame ise tegema selle valiku, et ma lasen lahti sellest ohvri mõtteviisist ja ohvri meelsusest. Ma lükkan kõrvale selle, sest mind on asetatud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Ma ei ole enam ohver. Ma ei ole oma mineviku ohver või kellegi teise tegude ohver. Paljud inimesed lubavad Jumala tõotustel jääda endast eemale. Inimene ise lubab endast eemale jätta seetõttu, kuidas neid minevikus on koheldud. Ehk nad lasevad minevikul ennast sedavõrd mõjutada, et nad ei suuda vastu võtta kõike seda head, mida Jumal neile anda tahab. Seetõttu Jumal ütlebki, ära ela minevikus. Ta tahab õnnistada. Me ei tohi kinni hoida sellest, mis on minevikus olnud. Ükskõik kui raske see on olnud, ükskõik kui valus see on olnud, ükskõik kui vale see on olnud. Kristuse vägi on suurem kui mis iganes. Jumal ei ütleks seda, kui ta ei teeks meid võimeliseks sellest üle saama või läbi tulema. Ta ei ütleks seda. Jumal on meile kõik valmis pannud. Kõik õnnistused on meile valmis pannud. Ja Jumal kohtleb meid hästi, Jumal kohtleb sind hästi, ta kohtleb mind hästi. Ja nüüd ma pööran oma pilgu sellele.
ma ei ole enam alla surutud, mul ei pea olema kehva enesehinnangut või siis niisugust nõrka minapilti, sest ma olen Kristuses. Ma kogun teadmisi, kes ma olen Kristuses, mida ma suudan Kristuses, mida ma oman Kristuses. See tähendab, mida rohkem ma teadmisi selle kohta kogun endale, siis see uhub välja minust selle hukkamõistutunde või süüditunde või häbitunde. Sest ma ei pea seda enam kandma endas, sest Kristus on pesnud puhtaks meid sellest, ta on vabaks teinud meid sellest, ta on andnud mulle meelevalla sellele vastu seista. Ja Jumal ütleb, koguge teadmisi selle kohta, kes te olete Kristuses ja rakendage, sest te olete uued loodud nüüd. Me ei ole enam need vanad, me oleme uued loodud. Seega ma elan nüüd selle seaduse järgi, mida Jumal mulle ütleb. Ta ütleb, et ma olen rohkem kui võitja, siis ma ei usu seda, mida mu tunne ütleb. Või mis iganes. Ma enne mõtlesin sellele, et kui maailmas mingi teadlane ütleb, et suur, ma ei tea, majanduskriis on, siis ja Jumal ütleb, et ma olen su varustaja, siis kumba ma usun? Kumma ma ütlen, jah, see võib olla maailmas tõde. Võib-olla see arsti diagnoos võibki olla ju tõde, ma ei eita seda, aga kumb on suurem tõde? Jumala sõna on alati suurem tõde ja see peaks peale jääma. Ja ma usun seda häält rohkem kui mingit muud häält, kui sümptomi häält, kui majanduskriisi häält, vaesuse häält. Hinnad on läinud üles või palgad on püsivad. Mis häält ma kuulan? Mis on minu südamesse rajatud? Jumala sõna on ju tõde. Ja see peaks olema üle teistest tõdedest. Seega me peame süvitsi minema reaalselt selles teadmises, kes ma olen Kristuses, mida ma oman Kristuses ja mida ma suudan, et me lõpetaksime selle tammumise, õpiksime kasutama oma meelevalda vastuseisude vastu. Ja see, mis on minevikus olnud, see tuleb jätta Kristuse vere alla. Kui see on andeks antud, andeks palutud, andeks saadud, siis kõik see, mis on minevikus, jääbki sinna minevikku. Kui me hakkame sellest rääkima, siis me toome kogu aeg minevikku olevikku. Ma kogu aeg elustan seda. Las ta jääb Kristuse vere alla kõik. Las ta jääb sinna. Eksimusi ei mäletata, kui need on andeks antud, meelt on parandatud, siis ei mäletata eksimusi. Lisaks, kui me kõnnime meelevallas, siis lisaks sellele, et see häbi, süütunne, hukkamõistutunne, need on muide valemõtlemine, kui me tunneme hukkamõistu või süütunnet, see näitab, et meil on vaja meeli uuendada veel. Aga lisaks sellele, kui me kõnnime meelevallas, siis ei saa hirm siseneda meie ellu. Kui me kõnnime Jumala armastuses ja praktiseerime mõistlikku meelt, ei saa ka hirm meie ellu siseneda. Sest kõik need kolm, nii meelevald ehk Jumala vägi, Jumala armastus ja mõistlik meel kaitsevad meid hirmu eest. Hirm ei kuulu meile. Ja kuidas hirm võib avalduda? See on üks oluline asi, on ära õppida see, kuidas hirm võib avalduda. Ta ei ole ainult see, et ma tunnen kõhus keerab, et nagu enne eksamit. See ei ole ainuke asi, kuidas hirm avaldub. Hirm avaldub ka murena. See on ka hirmuvool. Hirm avaldub kahtlusena. See on ka hirmu vaimust kantud. Samamoodi depressioon või paanikahood, need on samamoodi hirmu vaimust kantud. Meil on vaja õppida ära tundma selleks, et neile vastu seista. Mõnikord inimesed jäävad ootama midagi suurt, enne kui nad vastu seisavad. Aga mõnikord on ka lihtsalt niisugune vastuoluline või Jumala sõnaga vastuoluline mõte, mis võib vaevama jääda ja kahtlusi tekitada ja meid usust eemale tõmmata. Me peame valvama, et me tunneksime ära tegelikult ka, mis asi see hirm on, et me ei laseks seda enda ellu. Mõistlik meel on osa meie pärandist Kristuses, on nii, eks? Just, mõistlik meel on seotud Jumala sõnaga.
Me ei saa Jumala sõna kõrvale jätta ja arvata, et me püsime mõistlikus meeles. Sest mõistliku meele allikas on Jumala sõna. Me toidame Jumala sõnaga ju mõistlikku meelt. Seega on Jumala sõnas püsimine eluliselt oluline. Kui me anname sõnale oma mõtteelus esikoha, siis me hoiame end selles mõistliku meele voolus, nagu selles mõistlikus meeles, siis me hoiame. Ja õige mõtlemine on ka sellise nagu mõistliku meele koha pealt enda suhtes see, et kui me saame vanemaks, siis ei kaotame oma mõistlikkust. Tihti on see, et inimesed räägivad, see on ju normaalne, et sul mälu kehvaks läheb või et su mõistus enam nii terav ei ole. Me ei pea seda vastu võtma. Parem, kui me sellele vastu seisame, sest mõistlik meel kehtib ka siis, kui me vanemaks saame. Mõistlikul meelel ei ole mälukaotust. Ja muide, mõistlik meel, nagu ma ütlesin, on pärand Kristuses. Ja see ei allu vananemisele ega aja kulgemisele. See ei vähene aja kulgemisega. Et kui me arvame, et mida vanemaks ma saan, seda kehvemaks mu mõistus või mälu läheb, siis ma kahandan selle pärandi väärtust oma sõnadega, mis tegelikult on vale. Sest see pärand ei muutu meie jaoks. Mõistlik meel on püsivalt meie oma, ükskõik kui vanad me oleme. Ja see on õige mõtlemine, kui ma mõtlen, et mul ei ole vanusega seotud mälu halvenemist või mõistuse nüristumist. Meid on pandud siin elus valitsema Kristuse läbi. Seda ütleb Rooma 5.17. Rooma 5. peatükk 17 salm, jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu, aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu. Aadama patu tõttu valitses surm, aga nüüd valitseme meie. Mida tähendab elus valitsema? Me valitseme üle olukordade. Olukorrad ei valitse meie üle, meie valitseme olukordade üle. Kui see on vastupidi, siis on midagi valesti. Siis on paigast ära midagi. Ärme lase juhtida olukordadel või domineerida oma elus. Meie peame selles elus valitsema ja elu juhtima ja kõike seda, mis meie eluga seotud on. Meie valitseme, meie juhime, meie oleme kuningad siin. Meid on pandud sellesse positsiooni. Me ei tohiks sellest loobuda ega ära anda seda positsiooni. See ei tähenda, et vastuseisud ei tule või olukorrad ei tule. Need ikka tulevad, aga me ei lase valitseda. Ja see ei tähenda ka seda, et me saame valitseda kellegi teise elus. Teistel inimestel on nende tahe, me ei saa valitseda teiste inimeste üle. Me ei saa juhtida seda, mida nemad tahavad, me saame valitseda oma elus. Aga mõnikord me võib-olla ei adu seda, kuhu maani meie meelevald tegelikult kuulub. Jah, ma saan rakendada seda oma perekonnas. Ma saan rakendada seda oma elus, ma saan seda rakendada oma laste üle, mul on meelevald. Ja nende inimeste üle, kes elavad minuga ühe katusel ja ka need, kellega ma võib-olla siis olen koos mingi perioodi jooksul, kes puutuvad minuga kokku, ehk nad püsivad minu meelevalla territooriumil. Ma toon ühe näite, kus Kenneth Hagin reisis ringi autoga. Ta oli teenistuja, kes reisis ringi ja kord tuli temaga kokku üks pastor, kellel oli diabeet diagnoositud. Ja Kenneth Hagin tegi siis sellise avalduse, et tema juuresolekul ei avaldu mitte midagi, mis läheb Jumala sõnaga vastuollu. Et ta ütles sellele pastorile ka, et selle aja jooksul, kui sa minuga koos oled,
kui me oleme autos, kui me ükskõik selle reisi jooksul, sul 11 päeva kestis see reis, see jutlustamise seeria, et nii kaua, kuni sa minuga oled, siis see diabeet ei avaldu. Insuliin püsib korras, kõik näidud on täiuslikud ja sa ei pea ennast süstima. Ta võttis meelevalla selle olukorra üle, sest pastor oli tema meelevalla territooriumil ja ta ei lubanud mitte midagi sellist, mis läheks vastuollu Jumala sõnaga ja haiguse avaldumine läks vastuollu Jumala sõnaga. Ja tema rakendas seda meelevalda niimoodi, ta isegi ei palvetanud. Ta rääkis välja sõnu meelevalla positsioonilt. Ja diabeet ei avaldunud. See pastor sõi kõike, mida tahtis. Ta aeg-ajalt kontrollis oma numbreid, ta ütles, et need on täiuslikud. Ta ei süstinud mitte kordagi selle aja jooksul. Ja kui see reis läbi sai, nad kumbki läksid oma teed, siis need näidud püsisid ideaalis veel 2 nädalat. Siis hakkasid langema. Ehk see meelevald tegelikult püsis veel tema juures 2 nädalat. Ja see pastor õppis siis, et ta mõtles oot, et kui Vend Heigeni meelevald on minu peal niimoodi mõjuv olnud, palju enam minu enda meelevald, see on ju minu keha. Ta sai ilmutuse sellest ja ta rakendas oma meelevalda ja diabeet kadus. Ta ei olnud meelevald enam, ta sai aru, mis see meelevald tähendab. Sest Jumal ei eelista, et sinul on meelevald, aga sinul mitte. Ta on andnud selle meelevalla meile kõigile. Nii et mida Heigen keelas meelevallaga, see ei saanud avalduda. Sama meil. Meil on meelevald peatada asjad oma sõnadega, keelata neil ilmnemast või siis, kui me midagi vajame, siis ellu kutsuda. Seega meil on kõigil meelevald sellel omal territooriumil, kus me elame ja neid puudutavates teemades, nende inimeste teemades, kellega me koos oleme, kes elavad meie katuse all ja me peame õppima seda meelevalda kasutama ja rakendama. Aga kui kurat on kellegi elus pikka aega tegutsenud, siis ta ei taha seda oma positsiooni hea meelega ära anda. Ja tegelikult on ka see, et kui me õpime seda, kes me oleme Kristuses, mida me suudame Kristuses, siis hakkab kurat vastuseisu tooma. Et siis tulebki õppida talle vastu seisma. Sest tegelikult Efesuse 4.27 ütleb, ärge andke maad kuradile, ärge andke maad. Tihti me oleme andnud maad. Ta ei saa ise võtta, aga me oleme andnud selle millegi pärast. Aga kui me oleme talle andnud selle maa, siis me võime sellega tagasi võtta. Me ei pea lubama asjadel mingit rada minna lihtsalt seetõttu, et need alati sedasi on läinud. Me ei pea lubama enam. See ongi see hetk, kus küllalt. See on see hetk, kus meil on vaja saada tihti agressiivseks, öelda aitab, ma ei anna enam jalatäitki. Selleks, et mingi muutus tulla, me peame ise selle meelevalla võtma, me peame selle ukse kinni panema, me ei tohi harjuda nende asjadega, mis on korrast ära. Me ei tohi harjuda nende asjadega enda elus, mis on korrast ära. Jumal lubab kõigel sellel olla meie elus, mida meie lubame, millega me oleme rahul. See on samamoodi nagu tegelikult laste kasvatamisega, on meelevalla kasutamisega. Et kui lapsed on harjunud vastu rääkima või mitte austama oma vanemat, siis see ei tähenda, et vanemal ei ole meelevalda. On küll, ta lihtsalt ei ole rakendanud seda. Kui ta nüüd ühel päeval otsustab, et küll on küll, rohkem sa nii ei räägi, rohkem sa nii ei käitu, siis laps proovib ikka. Aga kui vanem on nüüd väga resoluutne, ei, ja ta jääb oma meelevalla positsioonile kindlaks, siis lõpuks loksuvad asjad paika. Kuradiga on samamoodi, ta üritab tulla suskima, sest on harjunud sellel territooriumil olema, ta ei taha seda loovutada. Ta ei taha heal meelel anda sulle tagasi seda maad, mis tegelikult sinu oma on. Seega ta toob vastuseisu, mida rohkem sa õpid, ta toob vastuseisu, aga meil on meelevald talle vastu seista ja hoida seda oma positsiooni, oma territooriumi.
Ja üks asi, mis on oluline, on see veel, et olla järjekindel. Järjekindel oma meelevalla kasutamises. Võti võidule peitubki järjekindluses ehk selles, et me kasutame meelevalda püsivalt. Mitte nii, et ühel päeval kasutan, teine päev ei kasuta, ülejärgmine päev ei kasuta, järgmine nädal kasutan, oi, tuli meelde, ma kasutan. Ja siis jälle nädal aega ei kasuta. Kurat ootab sellist ebajärjekindlust. Ta ootab, sest see on see, kuidas me anname talle uuesti maad. See on see, kuidas ta saab uuesti tulla ja siseneda meie ellu, kui me oleme ebapüsivad meelevalla kasutamises. Meelevalla mittekasutamine on lahtine uks kuradile. Meelevalla mittekasutamine siis, kui me peaksime kasutama seda, on lahtine uks kuradile. See ei pea olema mitte mingi suur patt, mida me reaalselt või teadlikult teeme, eesmärgipäraselt. Ma tean, et see on vale, eks ju, ma teen mingit pattu. See ei ole see, mis tihti, see on ka see, mis ukse lahti teeb, aga me ei pea isegi nii suurt asja tegema. See on see, kui me ei kasuta oma meelevalda, mis meile on antud. Olukorras, kui me peame seda kasutama, on ka see, kuidas me teeme kuradil ukse lahti. Sest meil on antud meelevald eesmärgiga. Ja eesmärgiga kasutada seda järjekindlalt ja püsivalt. Kurat seisab tohutult vastu sellele, et me meelevalla kasutamist õpiksime. Ta seisab vastu sellele, et me saaksime teadmisi oma meelevalla kohta. Miks? Sest kui me kasutame oma meelevalda, siis ta ei saa meie ellu tulla ja meie elu püsib korras. Ja vaenlane ei taha, et su elu korras on. Ta ei taha, et sul oleks need teadmised, kes sa oled Kristuses. Ta ei taha, et sa püsti tõused ja areneksid Jumalas ja sellest teadmisest. Ta ei taha seda, ta seisab vastu, ta toob neid vastuseise. Aga tal ei ole võimu meie üle. Kurat tahab sind panna ka uskuma, et su meelevald ei tööta, kui sa seda kasutad. Näiteks, kui sa seisad vastu haigusele ja sümptomitele, siis võivad sümptomid hetkeks minna hullemaks. Sest ta tahab sind panna uskuma, et see, mida sa usud, ei toimi. Sinu meelevald küll ei toimi. Ta ütleb, vaata tema meelevald, no võib olla, aga sinu oma. Me ei tohi sellesse lõksu langeda ja seda kuulama jääda, sest see on vale. Kurat on valetaja. Ta ei räägi tõtt. Noil hetkedel ära küsi, miks mu meelevald ei toimi. Siis sa oled läinud juba sinna hinge tasandile, mõtte tasandile. Ära kahtle, lihtsalt rakenda oma meelevalda edasi. Et me peame vältima selliseid lõkse, et me ei taganeks oma meelevalla positsioonid. Seda ta tahab, et me taganeksime. Me ei tohi taganeda, me peame seisma. Kurat tahab omada mõjuvõimu su elus. Ta ei taha, et sa oleksid osav Jumala tundmises, sõna rakendamises või meelevalla kasutamises. Aga meil on vaja teadmisi, sest Piibel ütleb, mu rahvas hukkub teadmiste puudumisel. Jumal on teadmine, Jumal on tarkus, Jumal opereerib teadmise ja tarkuse läbi, mis tõttu, et temaga koostööd teha, peab ka meil olema teadmine ja tarkus. Ja kui ta ütleb, mu rahvas hukkub teadmiste puudusel, siis ta ei ütle, et mu rahvas hukkub kuradi tõttu või katsumuste või vastuseisu tõttu. Teadmatus pole suutmatus õppida. Teadmatus tähendab, et mingis valdkonnas ei ole meil veel valgust või ilmutust. Meil on vaja olla kui õpilased koolis. Õpilased, kes käivad regulaarselt koolis, panevad tähele, õpivad, teevad ka testid ära. Üldiselt nii on ju. Samamoodi inimesed või ka kogudusega on samamoodi, et me ei tohiks oma koolitunde tegemata jätta. Me ei tohiks oma koolitunde vahele jätta. See tähendab, et me peame koguduses käima ja kuulama õpetust ja panema selle praktikasse. Et see, mis tegelikult, ütleme, koguduses ka selle pastori võitmise all, see on meie põhitoit.
mida me saame koguduses, see peaks olema meie kohalik põhitoit, mida me saame. Ja Jumal on pannud paika selle koha just sellel eesmärgil, et me õpiksime, et me koguksime teadmisi selle võidmise all, mida ta siia on pannud. Igasse kogudusse on ta pannud karjase. Selleks on muidugi ka teised 5. teenistuse apostel ja prohvet ja evangelist ja õpetaja ja keegi oli veel, ja selle ma ütlesin juba, lisaks pastorile. Jah, pastor, prohvet, evangelist, apostel, õpetaja. Et need on need, kes pühi inimesi õpetavad, et need on pandud selleks, et inimesi õpetada, et nad tuleksid toime nende nii-öelda testidega ja katsumustega oma elus. Et nad saaksid hakkama, selleks on Jumal andnud nendele inimestele võidmise. See ei ole niisama, et ma kuulan kuskilt, vaid see võidmine on kohal selleks, et teenida inimesi, kes siia kokku tulevad. Selleks on Jumal selle pannud. Et meid üles ehitada, toita, et me eemaldaksime oma elust teadmatuse. See on selleks. Sellepärast on meil vaja eeskätt pastorit, aga ka neid teisi 5. teenistuse teenistujaid on selleks on vaja inimestele. Ja kui me nüüd saame teadmisi sellest, kes me oleme Kristuses, mida me omame Kristuses ja mida me suudame Kristuse läbi, siis me hakkame oma elus valitsema kuningatena. Me õpime tundma oma meelevalda, me õpime seda rakendama ehk kasutama ja oleme selles järjepidevad. Ei unusta ära, et täna rakendan meelevalda, homme mitte, vaid ma olen püsiv selles ja kasutan oma meelevalda siis püsivalt. Amen.